Tere taas kõigile! Tahan selles videos rääkida väga olulisel teemal ja see teema on terve isekus. Ja ma seletan selles videos, mida ma mõtlen terve isekuse all, mida see tähendab. Ja ma teen seda videot just sellepärast, et ma tahan edastada oma arusaama kontseptsiooni sellest ja näidata, miks on oluline, miks on terve isekus sinu elus, inimese elus oluline. Ja selleks ma alustaks sellise mõttega, mida paljud jagavad ja mida on paljud ilmselt kuulnud enesearengu ringkondades. Ja see on see, et sina oled oma elu looja ja sina oled oma elu keskmes, nii-öelda keskpunkt. Ma olen nõus sellega, see tõesti on niimoodi, et meil kõigil on ainuisikuliselt vastutus oma elu eest, ehk siis sul on vastutus oma elu eest, mis sa oma elus teed, kuidas sa seda elu lood, mida sa oma elult tahad, midagi teine ei saa sulle seda öelda. Inimesed saavad sulle nõu anda, sind inspireerida, anda sulle uusi vaatenurki ja mõtteid, aga lõpuks oled alati sina see, kes teeb selle otsuse. Alati sina see, kellel on vaba tahe, kes väljendab oma valikut ja kes paneb oma fookuse sinna, kuhu sina valid ja valid oma suuna nii-öelda elus. Et see kontseptsioon on tõesti õige, et sina oled oma elu looja ja oma elu keskmes. Aga mida mina selle all mõtlen ja just terve isekuse all ka on see, et ma eelkõige näen seda tervet isekust just emotsionaalsel ja hingelisel tasandil. Ta on muidugi seotud kõikide valdkondadega, aga selle tuum, ja ma võiks ka öelda enne, kui ma lähen sellesse teemasse sügavamalt, terve isekuse tuum ja mõte on see, et ja see puudutab enesearengut, et enesearengu teel, kui sa kasvad, kui sa oled ennast avastamas ja arendad ennast, siis selle keskne tuum ja võti on enesearmastus ja eneseväärtustamine. Asjad, millest palju on räägitud või neid väljendeid, mõisted on palju kasutatud. Aga mida see siis tähendab? Ja see on seotud otseselt terve isekusega. Enesearmastamine ja eneseväärtustamine tähendab seda, et sa muudad ennast oma elus esimeseks prioriteediks. Sa valid iseenda ja enda tervendamise ja enda heaolu kõige esimesena, mis ei tähenda, ja see on väga oluline punkt selle juures, see ei tähenda, et sa kahjustad teisi või ei arvesta teistega või ületad teiste piire ja ei märka justkui teisi, et ainult sina oled. Ei, see ei tähenda seda. Aga see tähendab, et sinu tervenemine, sinu emotsionaalne heaolu ja sinu sisemine tasakaal on kõige olulisemad asjad sulle. Ja see peaks nii olema, sest kui sa ei ole nii-öelda endale olemas iseenda jaoks, siis sa ei ole sisemiselt tasakaalus, siis see mõjutab automaatselt su lähedasi ja kalleid inimesi, kes su ümber on, su sõpru lähedasi. Ehk siis see on see mõte, miks see enda isiklik heaolu, emotsionaalne heaolu ja emotsionaalne tervis on oluline. Ja mis ma selle all mõtlen? Just see emotsionaalne ja hingeline tasand, kus ma tervet isekust näen, on see, et selle mõte on see, et sinu tunded, emotsioonid, sinu vajadused, sinu huvid ja soovid on kõige tähtsamad alati. Et see fookus või suund peaks olema see, et sa toimid viisil, et sa kõigepealt märkad enda tundeid, vajadusi, huvisid ja soove ja toimid viisil, et su keskmes on see, et kuidas endale sisemine heaolu ja tasakaal luua ja kuidas enda vajadusi rahuldada. See ei tähenda, et sa astud kellegist üle, see ei tähenda, et sa küsid nii-öelda, lihtsalt võtad midagi. See tähendab väga autentselt ja ausalt oma tunnete ja vajaduste väljendamist. Ja nüüd ma jõuangi punktini autentsus ja ausus, mis on selles väga olulised. Autentsus enda suhtes, ausus enda suhtes, oma tunnete suhtes, selle suhtes, kus sa mingil hetkel oled ja mida sa vajad. Ja see võib olla väga suur väljakutse, aga see on praktika, mida sa saad harjutada igapäevaselt. Et kui aus ma olen enda vastu, kui autentne ma olen, kui ma mingit asja väljendan, kas see on minu isiklik tõde, minu päris mõtted.
see isiklik tõde on samamoodi väga oluline. Isiklik tõde on sinu unikaalne vaatepunkt selles elus, selles maailmas, kuidas sina näed seda maailma ja kõike ümberringi ja sul on absoluutne sünnijärgne õigus selleks, et väljendada oma isiklikku tõde, oma vaatenurka ja oma nägemust asjadest. Kui me kõik seda teeksime, siis see maailm oleks hoopis teistsugune koht, kui see praegu on. Ehk siis sa lubad läbi selle autentsuse ja aususe avalduda ka oma isiklikul nii-öelda loojal enda sees, sest me oleme kõik loojad. Ja sel viisil sa oled ka inspiratsiooniks ja eeskujuks teistele, oma lähedastele, inimestele, kes on sinu lähiringis. Sa annad sellega neile võimaluse, kui sina võtad oma jõu tagasi ja tegeled iseendaga, enda tervendamisega, paned ennast esikohale terves mõttes, siis sa annad ka teistele selle võimaluse endaga tegeleda, teistele võimaluse avaneda ja terveneda. Aga sa ei saa päästa enne teisi või olla enne teiste jaoks, kui sa ei ole iseenda jaoks. Kui sa seda teed, siis see on enese ohverdamine. Ja võib-olla ma teen tulevikus sellest pikema video, mis on enese ohverdamine. Aga see on põhimõtteliselt see, kui sa arvad, et sa saavutad oma heaolu ja väärtuse tunde läbi selle, et sa oled teistele olemas, sa täidad teiste vajadusi enne iseenda omi, sa mõtled enne teistele kui iseendale, see ei toimi niipidi. Meie eesmärk inimestena on õppida ennast kõigepealt tundma, kes mina olen, mis on minu unikaalsus, mis on minu anded, minu oskused, minu vajadused. Ja autentselt ja ausalt ka oma vajadusi väljendada inimestele, kellele sa tahad neid väljendada, sa tunned, et on turvaline väljendada, näiteks läheduse vajadus, näiteks vajadus rääkida kellegagi, jagada, sul on täiesti õigus sellele vajadusele ennast väljendada mingis olukorras või mingit oma tunnet jagada kellegagi. Ja see jõukoht ja vastutuse koht minu jaoks on just see, et sa selles hetkes valid ja teadvustad, et mulle on see oluline ja sa leiad selle inimese või inimesed või grupi, kus sa saad seda teha ja läbi selle sa tervened ja läbi selle sa kogu aeg praktiseerid seda, et seda tervet isekust, mis on tegelikult enesearmastus ja eneseväärtustamine. See terve isekuse teema, enesearmastuse teema on seotud ka sisemise lapsega, sest sisemine laps on tihti see, kes on kõige rohkem saanud kahjustada elu jooksul, eks meie emotsionaalne keha, meie tunded, emotsioonid, kus meil ei ole lubatud väljendada, näiteks mingis elupunktis meil ei ole lubatud väljendada oma tõde, võib-olla lubatud väljendada oma mingit tunnet või arusaama. Ja see koht on blokeerunud selle tõttu. Seal võib olla trauma või mingisugune blokeering. Kui sa oled täiskasvanu, siis sul on vastutus oma elu eest ja sul on see võimalus iga hetk, et universumis neid võimalusi meie ümber maailmas on niivõrd palju, siis sul on alati võimalused või kas või üks võimalus tegeleda oma tervendamisega ja just nimelt väga palju selle sisemise lapse tervendamisega. Ehk siis mida sa vajad mingis hetkes, kuidas sa tunned ennast ja kuidas sa saaksid ennast hoida ja toetada selles hetkes. See võib olla protsess, mida sa teed, see oleneb väga olukorrast, mida sa teed üksi läbi või see võib olla ka vajadus, mida sa vajad kellelgi teisest, sest inimestena selles maailmas ühiskonnas on meil vaja teisi inimesi teatud vajaduste rahuldamiseks, emotsionaalsete vajaduste rahuldamiseks, füüsiliste vajaduste rahuldamiseks. Näiteks puudutus, läheduse vajadus on midagi, mida inimene endale üksi ise ei saa pakkuda. See on üks näide. Meil on vaja selleks teisi inimesi. Ja see oskus kõigepealt identifitseerida oma vajadused. Võib-olla see võib ka olla midagi, mida sa elu jooksul teed, elu enda kasvamise, avastamise protsessis, et mul on see vajadus, ma ei teadnudki seda. Aga kui sa oled seda märganud, siis on ka oluline seda vajadust rahuldada ja täita. Näiteks kui sa lapsena ei ole saanud väga ennast väljendada, seda, mida sa tegelikult mõtled ja tunned,
siis täiskasvanuna on tegelikult su kohustus leida need viisid, kui sa tahad terveneda, kui sa tahad saada terviklikumaks, elada täisväärtuslikumat elu ja õnnelikku elu, leida need viisid, kuidas sa saad ennast nüüd väljendada ja seda sisemist last tervendada. See on näiteks üks näide. Või siis, kui sa ei ole saanud kogeda oma kurbust lapsena, näiteks seda ei ole lubatud su peres, üks vanem või teine vanem on seda häbistanud, või sa ei ole millegi tõttu saanud, oma kasvatuse tõttu saanud näiteks kurbust autentselt väljendada täielikult ja sa oled seda märganud oma enesearengu teekonnal täiskasvanuna, siis on sinu vastutus ja koht see, et leida need viisid, kuidas ma nüüd selle kurbusega tegelen, kuidas ma nüüd seda kurbust väljendan, et see saaks tervendatud, et see koht, kus ma ei saanud seda teha ja need osad minust saaksid tervendatud. Mõned mõtted veel, mis ma tahan mainida ja öelda selles videos, mis on minu jaoks selle terve isekuse ja enesearmastusega seotud, on see, et sa ei pea vabandama selle pärast, kes sa oled. Sa ei pea vabandama selle pärast, kui sa väljendad oma autentset tõde mingis hetkes, väljendad oma arvamust või tundeid, kui see kellelegi ei sobi või kui keegi ei kuula sind, siis see ei ole sinu teema ja sinu vastutada. Sa ei saa teise inimese käitumisest vastutada, kui sa ei kahjusta kedagi, kui sa ei tee kellelegi liiga oma tõe väljendamisega, sa ei lähe vastuollu kellegiga või ei sõida üle teisest inimesest ja sa tõesti autentselt väljendad oma tõde, siis see, mis teised teevad või arvavad, see ei ole enam sinu vastutus, see on nende vastutus. Võib-olla sinu avanemine, sinu autentsus vajutab nende väga tugevatele kohtadele, mida nad ei ole tervendanud või mida nad ei ole märganud. Ja nüüd on neil võimalus, nad on mõnes mõttes sunnitud või neil on see võimalus tekkinud seda teha, kui nad tahavad. Ja see võib ka olla, et ei taha. Ehk siis see on see, et kui sa paned ennast esikohale, üks hästi hea väike nagu pildipostitus, mis ma jagasin oma Facebooki lehel üks päev, oli see, et ja mind väga inspireeris, sest see on minu jaoks nii palju selle enesearmastuse tervenemisega seotud ja terve isekusega on see, et nagu ma ütlesin, sa ei pea vabandama sellest, kes sa oled ja sa ei pea vabandama ka oma tunnete eest. Kui sa tunned midagi ja ütled sorry, ma just tundsin niimoodi, anna mulle andeks, siis vaata, miks sa vabandad ja vaata seda, kus see veel oma elus või kus sa esimest korda seda oled hakanud tegema, et sa oled hakanud vabandama näiteks, kui sa väljendad oma rõõmu või oma kurbust või oma viha. Ehk siis sa ei pea vabandama oma tunnete pärast. Ja teine asi on see, et piirid, enesearmastuse teema on ka oma piiride identifitseerimine ja leidmine. Kui sa tahad teada, mis on piirid täpsemalt, ma olen video sellest teinud ja see on samas YouTube'is siin üleval, selle pealkiri on piirid, vaata seda videot ja ka tunnetest ma olen teinud video, mis on ka mu YouTube'i lehel. Ja enne ma mainisin sisemise lapse teemat, ka sellest ma olen teinud eraldi video, mille sa võid leida minu YouTube'i kanalilt üles ilusti. Ehk siis oma oskus oma piire kehtestada ja need märgata. See on ka ainult sinu vastutus, mitte keegi teine ei saa seda sinu eest teha. Samamoodi on see piiride teema seotud ei ütlemisega millelegi. Sul on täielik õigus öelda ei millelegi, mida sa ei taha teha, millest sa ei ole huvitatud. See on sinu vaba valik ja õigus. Samamoodi enesearmastusega on seotud, nagu ma ütlesin, need tunded, et sa võid olla emotsionaalne, sa võid nutta, sa võid tunda, mida sa tunned. Aga ma ütleksin seda, et pigem väga hea oleks valida keskkond, kus sa saad seda turvaliselt teha, et kui sa oled pidevalt näinud, et teatud inimestega sa ei saa oma autentset mina väljendada, sa ei saa oma tundeid väljendada, siis see järeldus, milleni ühel hetkel on tark ja hea jõuda, on see, et ma ei lähe enam sinna keskkonda. Ma võtan vastutuse selle koha eest ja ma lähen sinna, kus minu tunded on väärtustatud ja märgatud. See võib olla terapeut, see võib olla sõber, keda sa usaldad või mingi grupiteraapia keskkond, näiteks mingi keskkond, kus sa saad ringid, erinevad sündmused,
kus sa saad seda teha. Samamoodi, kui sul on vaja aega iseendale või puhkust võtta, see on samuti enesearmastus. Et võta puhkust, võta aega endale, et taastuda, et laadida, et mõelda oma mõtteid. Üks asi on veel, siin on palju olulisi asju, mida mainida, aga ma toon mõne veel välja, on see, et näiteks kui sa ei saa millestki aru, mida keegi räägib, et ta räägib sulle, aga sa ei mõista, võib-olla sa tahad natuke rohkem selgitust, et mis sa mõtled sellega või mis see tähendab sinu jaoks, siis küsi, sul on õigus küsida selgitust või et räägi natuke lähemalt. See on üks autentse ja selge kommunikatsiooni üks võtmeid see, et küsi üle, küsi, kui sa ei saa aru. Sul on see õigus, sa ei pea häbi tundma selle pärast. Ja üks asi on ka see, mis selle juures on see, et sa ei pea nõustuma teiste inimestega. Et kui teised arvavad teistmoodi kui sina, see on okei. Sa ei pea nende arvamust automaatselt enda arvamuseks tegema. Sa ei pea enda tõde nii-öelda kõrvale lükkama või ennast reetma. Sa võid jääda enda arvamuse juurde ja lubada teisel inimesel jääda enda arvamuse juurde. See on okei. Täiesti okei. Siin on võib-olla üks asi, mis ma veel mainin, on see, et enda väärtustamisega just seotud on see, et ja see on tegelikult pikem teema, mis vajab seletust, võib-olla tuleviku videotes on see, et sa oled väärt seda, mida sina tahad või soovid. Kui sa midagi tahad siin elus luua, korda saata või mingi vajadus, mida sa tahad rahuldada, siis sul on täielik õigus seda korda saata või see võimalus luua endale. Juhul, kui sa ei kahjusta teisi inimesi, kuidagi, kui see tegevus ei ole vägivaldne, kui sa ei kahjusta teisi, kui sa ei sõida teistest üle, et sa austad ka teiste piire ja vajadusi. See on selle juures väga oluline. Aga see väärtuse teema, et sinus on väärtus. See on alati olemas ja kõik, mida sa tahad ja soovid, on tegelikult kõrgemalt poolt täiesti võimalik sul luua siin maailmas ja teha. Kui sa jääd selle juurde, kui sa jällegi, see on seotud selle terve isekusega, kui sa pead ennast oluliseks, ehk siis sa paned need vajadused, need tahtmised, oma soovid esimeseks ja käitud vastavalt sellele. Et need on paar punkti, mis ma tunnen, et on olulised jagada, just seotud selle terve isekusega, enesearmastamisega. Et see on see, mis ma tahtsin selles videos rääkida. Terve isekus on midagi, mida meie maailmas ja loomulikult eelnevatel põlvkondadel on väga vaja. Meil on väga vaja seda praktiseerida. Isekus kui mõiste selline on tihti väga valesti mõistetud. Siin videos ma püüdsingi öelda seda, et kui see isekus tuleb tervest ja autentsest kohast, kus ei kahjusta teisi ja see arvestab ka teistega, sa annad ka teistele selle õiguse seada neid iseennast esikohale ja oma vajadusi, siis see on terve ja see on okei ja see on lubatud. Me tulime siia ellu oma kehastusse iseennast avastama, kes me tegelikult oleme, oma potentsiaali avama, tegema seda, mis meid teeb rõõmsaks, meid teeb õnnelikuks, leidma oma isikliku kire siin elus. Ja kui sa seda teed käid, seda terve isekuse teed, enesearmastamise teed, siis sinu areng kasvab tohutult ja need võimalused, mida sa oma ellu lood ja see sagedus, kus sa oled, see aina kasvab ja see on kõrge ja sa inspireerid sellega ka teisi enda ümber. Ja mõnikord ka tänu sellele kaovad inimesed su elust, need inimesed, kes ei taha seda, ei aktsepteeri
sind, sinu vajadusi, sinu soove. Ja nad lähevadki. See võib nii juhtuda. Ja seal on eraldi protsess, mis on tuleviku videode teema, et kuidas lubada minna sellel, mis peab minema nendel inimestel, kes ei taha su elus enam olla. Ja see on ka leina teemaga seotud, aga sellegipoolest, et ta läheb, siis see, et sina valisid iseenda ja enda emotsionaalse heaolu on kõige-kõige olulisem. Et inimestena enesearengu teel eriti käies, ma kordan lõpumõttena seda, terve isekus ja enesearmastus ongi enesearengu tee kõige suurem tuum ja võti, kuhu üldse jõuda. Ja, et see on see, mis ma selles videos tahtsin rääkida. Aitäh, et sa kuulasid. Võib-olla sa said siit huvitavaid mõtteid või inspiratsiooni või võib-olla miski sinus käivitus, mingi teema, mida sa tahad lähemalt vaadata. Kui sa tahad lähemalt vaadata mingid teemasid, siis sa saad mulle kirjutada. Ma teen teraapiaseansse. Minu kutsumus, minu kirg ongi tegeleda ja aidata sul leida oma eneseväärtus, enesearmastus üles, oma tee, oma kirg, oma potentsiaal. Et kirjuta mulle, võta minuga ühendust, selle video all on kõik info ja aitäh sulle ja ilusat päeva.